Aga nii nagu ma teid ette hoiatasin, esimesed väga head näpunäited tulevad siit, kuidas saada kiiresti kostüüm valmis. Meil on 2 toredat last, Uma ja Kusti, kes on nõus siis siin saate teises pooles ka kostümeeritud saama ja Merle ja Tähte, kes panevad oma õla alla oma heade mõtetega, sest no ma arvan, väga paljudele on tuttav see olukord, kus õhtul kell 10 väike pea kerkib padja pealt. Mul on homme hommikul vaja kostüümi ja siis on paanika kodus. Sellest paanikast saab jagu, eks ole? Saab. Nii, mille peale kõigepealt tuleb mõelda, aega on kohutavalt vähe. Hommikuni ei tahaks ka üleval olla. No kõigepealt tuleb loomulikult vaadata, mis üldse kodus on. Kõik võimalikud vanad kaltsud, mitte kasutusel olevad, ütleme, emaseelikud ja kõik, mida kindlasti, sest peakatted on kohutavalt tähtis. Seisma jäänud ehted, mingisugused rosetid, märgid. Ja siis tuleb ilma paanikata ühesõnaga silmast läbi lasta, mis olemas on, et mitte selles suunas mõelda, et ma nüüd helistan kõikidele sõbrannadele, sest mul on see plaan teha seda. Ei. Vastavalt sellele siis tulebki mõelda, mis oleks nagu reaalne teha. Just. Meie oma töös muidugi väga palju kasutame igasugusest rattatehnikat. Rattatehnik panete lastele rattad alla lükata uksest välja lähevad kadesandis. See on lihtsalt ringrattad, noh nagu enamus seelikuidki on ju ratasklossid, sest siis sellest saab nagu, ütleme, keebid, kõik võimalikud keebid saab kasutada ükskõik, kas siis mingite tegelaskujude kõik võimalikud. Meie siin praegu niimoodi, et meie muidugi kõigil ei ole materjali. Meil on siin roheline materjal ja meie mõtlesime ringratastest teha kuusepuu. Kuusepuu. Kusti, sina oled nõus kuusepuuks saama täna? Uma hoopis? Uma, me teeme Umale ühe kuusepuu. Kuusepuust. Aga mis Kustiga saab? Mereröövel. Kustist saab mereröövel. Mereröövel. Selge, plaanid on paigas. Nii. Ja siin nüüd alustamegi, tähendab, noh, riide peal on ju... Riie on olemas ja nii edasi. Praegu ma... Lapsed hakatakse mõtlema. Ja mina näitan, kuidas näiteks ühte papist ma teen siin lõike, kuidas peakatet teha. Noh, ütleme, et võtame pea ümbermõõduks 54, siis võtame pool, sellest on 27. Vaat siit nurgast nüüd võtame siin 27, noh, ma enne natuke mõõtsin ära, et saaks kiiremini niukse ratta. Kusti luba mõõta. Ja kui nüüd siit otse panna niimoodi, siis siin on nagu 27 ka, et nagu peamõõt. Ja siis me niimoodi lõikame selle siit välja. See käib nüüd väga kiirelt ja väga osa. Meil käib väga kiirelt. Kuna see on nüüd natukene siin niimoodi, noh, ta peab olema natukene väiksem. Ütleme, paneme niimoodi siin kokku, mõõdame peas ära, kuidas see siin on. Noh, see on juba kuusepuumüts. Selle järgi saab mõõta, palju siit natukene maha võtta. Ja siis me paneme meie juba siin ühe ratta, meie kasutame niisugusteks asjadeks seda, noh, vanasti oli mistra. Mistra, just ma tahtsin öelda, kas see on vana hea mistra? Ja see on vana hea mistra, vaat niuksid tasub, aga nii mõnelgi võib-olla on kuskil rõdul mingi vana tükikene ja praegu müüakse seda, need tükirestid. Ja nii, et paneme siis selle peale, lõikame selle välja ja nüüd on see juba olemas, eks ju. Just, ja järgmiste asjade juurde saab minna. Tähte, sina alustad mereröövli mütsist, milleks siis kulub väga hästi ära üks tore emakübar. Emakübari või isakübar sobib suurepäraselt. Me võime siit panna kas või kirjaklambritega 3 kohast niimoodi kinni, siis saame siia asetada, laps võib ise meistetada väikese pealuu, ütleme, paneme sule ka siia vahele. Ma pärast näitan teda valmis kujul ja ongi olemas trikorn, päris ehtne. Trikorn, väga hea. Ma jätan teid siia tööle. Kas võiks juba öelda, et 8.20 on kostüümid valmis? Peab saama. Peab saama. Jah, no kuulake, peab saama ja saab ka, ma olen täiesti kindel, nii et mereröövel ja puu kuuseke on meil siin kell 8.20 täiesti olemas. Tähelepanu valmis olla läks, kohe toimub finišeerumine, puu saab veel viimase lihvi ja tegelikult on väga toredasti kostümeeritud lapsed ja loomulikult ka täiskasvanud, siis Merle ja Tähte meil siin täiesti olemas ja Uma ja Kusti, mulle tundub, on asjade käiguga rahul, sellepärast, et selline mõnus naeratus. Kusti naerata natuke laiemalt. Nüüd me võime veel panna siia väikeseid lumeelbekesi pähe peale. See kahepoolse sellise kleebitatava nende niukseid asju müüakse, mis on nagu... Selliseid asju tasuks natuke kodus hoida, sest kui on teada, et selliseid ärevaid hetki võib tekkida, mis on kiiresti vaja kostüüm valmis teha. Ja muidugi võib siia ka jõuluehteid külge riputada. On nagu jõulupuu. Eks ole, mida jõuludele lähemale. Aga ma saan aru, et sellised suuremad ja ägedamad kostüümid, igal ühel võiks kodus üks papagoi või jänese kostüüm olla, et kui on vaja ka emal või isal kaasa lüüa, siis on kohe midagi selga tõmmata. Võiks ju olla. See minu kostüümgi on ju samamoodi ratta peale ehitatud ja siis jäägid lihtsalt lipib
peal, lapi peal, Jah. et polegi no ja aga see ei palju sünni vaja. muidugi tunni ajaga, selleks Ei, kulub see natukene tunniga rohkem päris ei, aega. ei tunni, aga ta võib ka ilma lippideta olla ja siin on nüüd see ema või isa kaabu, millest sai see kolmnurkmüts või siis veel lihtsam on teha sellist piikorni, et see on jälle tegelikult ratta Selline põhimõte ja käib Kokku. lihtsalt niimoodi kokku, siia läheb pea sisse, võib ka isegi papist teha, midagi ei juhtu. Jah. Ise saab siia joonistada peale märgid ja samamoodi on igasuguste puudega. Ei pea olema maani nüüd kuusk, võtta siit ära, kui valged sukad või nüüd natukene triibuliseks teha musta pliiatsiga. on nagu ju kaseke, väga õige. kask, panna pruunid, on muu lehtpuu, eks ju. Ja samas on kõik need keebisüsteemid ka niisugused aldjad, eks ju, mul on seal üks, tuleb teha pikem toru, müts ja sinna panna mingid sallikesi või lehvikesi ja ongi. nii lihtne see ongi ja tõepoolest täna kolmveerand tunniga sündis 2 kostüümi. Täiesti minu lugupidamine nobedatele näppudele. Aitäh, Merle ja Tähte. Ja aitäh, Uuma ja Kusti. Kas tänaseks päevaks jääd selliseks? Naeratama ühe hambaga. Toredad kostüümid, nii et ärge ehmatage, kui kõlab õhtul päris hilja juba teki alt väike piiks, et on vaja kiiresti kostüüm teha, siis see on võimalik väga ruttu olemasolevate vahenditega teha ja hakkama saada. Närvi ei maksa minna sellises olukorras.